Jaa, kui ma tuppa toon, siis nad hakkavad uuesti olema. No. Selles mõttes, et siis on võti maad. Aga miks võtid, miks mitte kanad? Maitsed võtid rohkem? Vähem ruumi või? Vähem ruumi, mul ei ole kanakooti. Aga siukseid võib siukses hoida toas niimoodi? Jaa, eelmine aasta mul oli ka. Mina olen üles kasvanud Kalamajas tegelikult ja olen elanud seal täitsa 35 aastat järjest, et siiamaale ma nüüd kolisin mingi 4 aastat tagasi umbes. Aga jah, minu lapsepõlv möödus kõik Kalamajas ja siis kui olid veel, aiad olid veel lahtised ja sai naabriaias seal õunaraksus käia ja ikka, kui sa sõbra juurde tahtsid külla minna, siis mitte ei helistanud, vaid läksid akna taha, viskasid kiviga aknasse, on ju. Või karjusid seal, eks ju, akende all, et siuke. Ja meie selles kambas oli, seal olid ju kambad olid seal Kalamajas, et seal oli ju hästi palju poisse oli. Et ma olen siuke sellises poiste keskkonnas nagu üles kasvanud. Oli teil lapsepõlves palju vabadust? Jaa, ikka. Jaa, selles mõttes, et ega siis ei vaadanud kella koju tulemiseks, et siis kui pimedaks läks ja siis kui kõik nagu hakkasid ära kaduma, siis läksid tuppa. Oligi. Siuke. Aga koolis sa käisid siis? Koolis ma käisin Kopli kunstikeskkoolis. Praegult on ta vist kunstigümnaasium või Koplis. Et sealt mul saigi tegelikult see kunstipisik arvatavasti ligi. Et ma läksin sinna kooli nagu 2. klassist ja mulle anti valida, et kas ma käisin seal katsetel, ma katsete järgi nagu sain sinna kooli sisse ja siis ema andis mulle valida, et kumba kooli sa minna tahad, et kas Kalamajja või siis sinna Koplisse kunstikooli on. Mina mõtlesin, et ma tahan trammiga sõita. Ja siis saigi otsustatud, et ma lähen sinna kunstikooli. Meeldis ja tarbekunstiklassi, et jah, et seal ma olin kuni põhikooli lõpuni põhimõtteliselt õppisin. Ja keskkoolis ma käisin üldse Väike-Õismäe keskkooli, läksin koos sõpradega, sest oli siukene valus ja siuke seiklusimu oli ja läksid ikka sõpradega kaasa nagu. Kambavaim. Kambavaim, jah. Aga selles mõttes, et ma ikkagi kodus omal käel joonistasin edasi ja tegin mingeid maalisin ja mingi akvarellidega platserdasin ja ma ei tea. Et omal käel nagu tegin tegelikult edasi seda kunsti. Kuidagi oli vajadus joonistada ja teha. Kui mul gümnaasium läbi sai, siis ma sain teada, et ma olen tegelikult lapseootel. Jah, et siis mul hakkas hoopis teistsugune elu. Ma pidin nagu ise nagu kuidagi sellesse süsteemi nagu, pidin selles süsteemis nagu hakkama saama. Nii-öelda. Ehk oli vaja kiiresti mingisugune amet ikkagist endale saada, et normaalse töökoha peale saada, eks ju, et normaalset sissetulekut saada, et last kasvatada. Ja siis ma läksingi majanduskooli raamatupidamist õppima.
noh, see oli siukene, oligi siuke kiire otsus nagu nii-öelda, ratsionaalne ja kiire otsus, et jah. Aga meeldib sulle raamatupidamist? Noh, selles mõttes, et ma olen nüüdseks olen seda juba peaaegu 20 aastat teinud tegelikult, et see on juba nii käpas, et ma lihtsalt teen ära. Et kui mulle päris ei meeldiks, siis ma seda päris teha vist ei saakski. EKA-sse ma astusin 2008 ja lõpetasin siis 2012 ehk siis 4 aastat. Aga miks ehtekunstist? See idee tegelikult tuli, ma ei mäleta, ma nägin telekast mingisugust saadet. Minu meelest oli see Heli Kuulmann, kes rääkis nagu kividest seal ja siis mul nagu tekkis siukene täiesti nagu noh, siuke ärevus selle, et nagu siuksed kivid nagu ja kivide vastu nagu mingi meeletu huvi. Siis mõtlesin, et huvitav, et kas seda mingit kividega seoses nagu mingit asja kuskil õppida ka saab ja siis ma uurisin ja siis EKA ehtekunstist tundus kõige sellisem, mis on nagu sellega seotud on. Mõtlesin, okei, proovin siis sisse saada. Sest vanus oli juba 28. Et kui mitte nüüd, siis mitte kunagi, eks ju. Tuleb proovida. Tundus sellel ajal. Selles mõttes, et Kalamaja on ju merele hästi lähedal, et eks seal mere ääres sai ka päris palju käidud ja vanematega koos oleme ju hästi palju telkimas käinud igasuguste veekogude ääres, et eks sealt ka see, eks ma olen neid kive kogu aeg koju tassinud kuskilt korjanud ja ma ei tea. Juba lapsest saati. Jah. Tuled kuskilt reisilt jälle, kohver on mingid kive täis. See algas hästi suure siukse ärevusega või siukse, et hästi äge on ja kõik nagu, need õpingud. Et ma mäletan, et ühed mul lemmikumad või siuksed südamelähedasemad siis need õppejõud võiks nimetada Ellen Tamm kindlasti, kellega me tegime väga ägeda filigraantöö. Ja teine õppejõud on Rein Mets, kes mulle isiksusena just meeldis, sest mulle meeldis tema nagu siukene konkreetsus ja nii on, nii tuleb teha ja Mis tundi tema sulle andis? See oli erialaprojekt, klassikaline ehe oli. Jah. See oli äge. Aga üleüldse see EKA oli see EKA aeg oli siuke omamoodi aeg. Et sealt on ju tulnud hästi palju nagu uusi sõpru nagu selles mõttes, kellega me ju siiamaani ju väga palju läbi käime. Isegi kui ma siin metsas olen üksinda. Otsi üles. Ja ikka suhtled tegelikult. Et see sõprusringkond on sealt on nagu tekkinud. Et kui võrrelda näiteks seda raamatupidamise asja, kui ma õppisin, siis see oli nii puine, need õpingud, seadused ja asjad, et see oli nagu nii tüütu nagu selles mõttes õppida. Seal oli hästi põnev, nagu hästi palju erinevaid ülesandeid anti, eks ju, ja just seda praktikat, et sa said praktiliselt ju teha kõiki asju ja mõelda ja kuidas mõelda. Panid ennast põlema ka mõnikord alguses, kui see tulega mängimine oli esimesi kordasid? Oli midagi rasket?
ei, mul ikka need juuksed ikka vahepeal põlesid küll. Seda karvaisu ikka tuli vahepeal. Aga mis oli raske selle õpinguperioodi juures? Võib-olla see oligi, et kuna ma ei saanud päris nagu täisajaga, kuna see oli päevane õpe, eks ju, siis ma samal ajal käisin ikkagi tööl päevasel ajal. Et siis see aja laveerimine, et kuidas seda aega nagu laveerida nii, et kõik oleks nagu, kõik oleks nagu tehtud. Ma võtsin väljaspoolt ateljee koha seal Hobuse peas, võtsin juba 3. kursusel minu meelest. Nii et ja siis seal juba vaikselt hakkasin selliseid nagu tellimusi nagu täitma või tellimusi tegema vaikselt. Et jah, see eks siis minu meelest oli kas samal aastal või järgmisel aastal ma tegin sinna A-galeriisse, tegin avalduse näituse projekti jaoks. Jah, see näitus, see oli siis valujoon, kus ma siis valasin selle seepia tindikala selgroo sisse neid igasuguseid muusikariistu. Et see oli kuidagi uskumatult ilus näitus. See oli äge. Et mulle endale õudselt meeldis seda teha, et see valuprotsess või see valamine üldse, et see metall nagu läheb vedelaks nagu täiesti nagu vesi, et see on kuidagi äge ja see tuli ja see kuumus ja ma sain selle tunnetuse kätte. Ma sain selle momendi, tähendab selle tulemomendi kätte, et selle momendi, et millal ma seda valama pean selles mõttes. Ma sain selle kätte ja tegelikult kõik need tööd, mis ma sinna välja panin, need ma valasin ühe korraga ära. Tõesti. Ja sul on ju see ka, et sul on ju selle tehnoloogia puhul on keeruline joone, sügavus, peenus, et ta üldse ära jookseks, et seal oleks seda kanalit ja õhujooni, et seal on nii palju asju, millega peab arvestama, eks ole. Et see on see tundub väga selline. Selle seepia selle valu juures on oluline see, et sa teed selle pinna hästi puhtaks tegelikult. Just see pinna ettevalmistamine, et sa selle väikse pintsliga lased sinna. Et ei oleks igasugused purusid ega. Et ta saaks ilusti joosta, vaata, et see valu siis saaks nagu voolata ja õhk jookseks läbi, et õhu siis need torud ei oleks nii liiga suured ja nii edasi. Mulle meeldib see tunne, kui ma olen saanud kontseptsiooni nagu paika, kui mul on see lugu või mõte on paigas ja ma tean, kuidas ma seda tegema pean. Selles mõttes, et ma olen üsna kindel, et ma tean, kuidas ma seda tegema pean. Kas sa võtad palju aega? No see oleneb jälle, kuidas tellimus esitatakse tegelikult ja kui nõudlik nagu siis klient nii-öelda on, et kas ta annab mulle vabad käed või siis tal on omad mingid tingimused seal sees. Jah, et just see alustamise, et kui mul on see mõte on paigas, mul on see tehnoloogia on paigas, et kuidas ma seda täpselt tegema pean, siis sa nagu hüppad sellesse töösse, hakkad seda tegema ja siis sa lihtsalt teed ja sa ei saagi seda ära lõpetada, sest sa tahad seda lõpptulemust juba näha. Et siukene, mul on nagu mingi selline sisetunnetus, et mul peab see sisetunnetus tulema, siukene mingi ärevus peab sisse tulema. Et kui see ärevus tuleb, siis ma tean, et see on õige asi. Siin mõned aastad tagasi, ma ei mäleta aastat, äkki oli 2014 või 2013, ma ei jää aastat meelde,
Siis me tegime Keiuga tegime koos näituse A-galeriis ja siis selle näituse nimi oli Mängud päriselt. Selle näituse see kontseptsioon nagu tekkis niimoodi, et me saime Keiuga ühel mänguväljakul üks päev kokku, võtsime tee kaasa, sooja tee ja siis kiikusime laste kiikude peale ja siis hakkasime nagu lihtsalt oma nagu mõtetest nagu rääkima ja oma sihuke hästi mõnus vestlus oli ühesõnaga. Ja siis selle vestluse tulemusel nagu tuligi see näituse mõte nagu malelaual, et sa teed mingi käigu ja siis sa no vastavalt sellele või kuidas sa vastavalt sellele, kes sa seal malelaual oled, sulle on, eks ju, antud mingisugused lubatud käigud, mida sa võid teha. Ja siis vastavalt sellele sa teed oma käike, aga jah, ja nende käikudele siis tulevad otsused, kas sa langed välja või mitte, nagu päris elus süsteemist. Et osad on nõrgemad, osad on tugevamad. Kuningas on küll malelaual kõige siuksem suurem kuju, aga sisult tegelikult kõige nõrgem. Ettureid on kõige rohkem, nagu meil ühiskonnas seda meiesuguseid väikseid inimesi. Aga etturitel on käike kõige rohkem, võimalusi palju rohkem. Malenuppudest teha ehteid. Ja mis mulle malenuppude juures väga meeldib ka, on see, et puidust malenupud just, et nad ongi, et see puit on nagu hästi kerge, et nad on hästi suured nupud, aga ta on nagu kerge materjal nagu kandmiseks. Et saab teha suuri ehteid. See mulle just meeldis selle juures. Ja saab kasutada värvi, et tuua ehtesse nagu rohkem värvi. Nagu kunstiprojekt, millest on kujunenud sinu jaoks välja nagu disainehe. Jah. Disainiseeria ehe. Jah. Kuigi kõik on unikaalsed. Iga ehe on unikaalne siiski. Sest jah, need malenupud, need on ju tegelikult vanavaraturgudelt leitud sellised mahajäetud eksemplaarid, ütleme nii. Ja et jah, nad on unikaalsed selles mõttes, et kas värvi poolest või kuju poolest sest need kõik on ju käsitsi tehtud. Mitte muidugi see vorm, aga see treenimisprotsess. Jah. Õuna ja lood, selle näituse mõte, see on tegelikult, see räägib sellest minu kodust siin. Et jah, ma 35 aastat elasin küll Kalamajas seal, aga see siin selles õunaajas, see on minu kodu. See on nüüd päriselt minu kodu. Ühesõnaga, siin on sul õunaaed. Jah, et aga see õunaaia mõte, õunaaia lood siis tuleneb sellest, et nendest asjadest, mis me oleme siit aiast nagu selle 4 aasta jooksul leidnud, et just metallidetektoriga siis oleme siin tuhninud nii-öelda.
et selle käigus me oleme siis igasuguseid põnevaid asju leidnud siit maa seest tegelikult, mündid ja mingid vasest naelad ja sõrmus ja mingi väike lennuk isegi tuli välja, et meil on 2 korda siin isegi pommirühm käinud kohal, et põhimõtteliselt leidsime mingi kasti, kus olid need täiesti puhtad, täiesti nagu tuttuued, nagu sellised läikivad ilusad padrunid olid sees nagu. Aga noh, seda ei tohi vaata omada, et siis kutsusime politsei, siis tuli pommirühm, et siis nad konfiskeerisid ära need siit. Et nendest oleks saanud väga ägedad vestled tegelikult. Ma küll politsei küsisin, et äkki ma saan ühe endale, aga ei. Need on ohtlikud. Jah, noh, seal on jah see ohtlikud ained sees. Aga jah, siis need asjad, mis ma siit nagu endale olen saanud jätta, et siis nendest tekkiski mõte, et just, et siin on niisugune ilus õunaaed, et millised inimesed siit kõik läbi käinud on ja millised lood nagu nende asjade taga tegelikult on. Et ja see tundus nagu, noh, nendesse süveneda nagu tundus hästi põnev. Või noh, selles mõttes ma ei tea, vaata, kes või mis lugu seal taga on, aga sa ise lood nagu selle loo sinna taha ja selle isiksuse nagu läbi selle ehte tegemise nii-öelda. Jah, selle õuna ja loo siis näitusel ma võtsingi suuna tegelikult erilistele meestele, et see ongi pühendatud erilistele meestele. Ehk siis ma olengi võtnud selle suuna, et ma teen meeste ehteid selleks näituseks ainult. Jah. Et need on siin, mis sul on siis väljas, et mansetinööbid? Mansetinööbid, siis on üks siuke vasest nael, kandiline nael, mis on nagu, see on nii ilus nael, et sellest ma tegin nagu prossi. Käsitöönael siis, sepistatud nael, jah? Tundub nii, jah. Ja kas või see üks väike sõrmus, mis ma siit nagu leidsin, et noh, ma ise mõtlesin sellele nagu sellise loo, et see, sealt on nagu, oleks see kivi nagu ära tulnud sellest sõrmusest, et seda kivi nagu ei olnud, kui ma selle leidsin. Et järelikult see oli selle, ütleme siis selle sõjamehe taskus, kes siin selles kaevikus on ju, istus on ju, ootas ja vaatas ja valvas on ju. Ja see sõrmus oli tal taskus ja ta ootas nagu koju minekut, et see on nagu ootuste täis, et sa nagu ootad selle koju minekut, et siis oma siis armsamale siis see sõrmus kinkida. Ja romantiline. Et selles mõttes on see ka nagu ikkagi mehe ehe senikaua, kuni ta ei ole seda üle andnud. Ta ei jõudnudki seda võib-olla üle anda. Siin päris enamus asjad me oleme ikkagist ühest kohast leidnud, kus ilmselt oligi kaevik. Et selline kõik need padrunid ja need siis õigeusu rist on see üks niisugune hästi äge leid minu meelest. Et jah, et põnev. Kas sul on lemmikmaterjalid ka? Üleüldse või? Ma pooldan naturaalseid materjale. Et mulle meeldib puit väga, loomulikult kivid, millest ma ei saa üle ega ümber. Tahaks muidugi osata nagu paremini kive istutada, et ma üritan seda kogu aeg teha, õppida nagu seda kivi istutust juurde. Sest ja põhimaterjalina ikkagist on ju väärismetallid, on siis hõbe ja kuld, mida ma kasutan. Et sa tegelikult mängid nii materjalidega kui ka tehnoloogiatega, et sul ei ole sellist ühte tehnoloogiat ega ühte materjali, eks ole? Ei ole.
et mulle meeldib jah, erinevaid materjale nagu omavahel kokku panna. Et näiteks kavandamisel ka ma nagu mängin materjalidega, et tihtipeale, et kuidas mingid asjad nagu sobituvad ja siis sellest nagu tuleb midagi võib-olla. Mulle väga hästi sobib. See just ongi vastukaaluks selle linnaelu virvarrile, mille eest ma tegelikult siia põgenesingi, onju, see metsa. Et see ongi, et ma lähen istun oma laua taha maha, hakkan seda tööd tegema või mõtlema selle peale. Ma lähen nagu sellesse teemasse nagu nii sisse ära, et siis oledki rahulik, vaata. Et siis see annab siukse rahulolu. See annab rahulolu, jah. See loob nagu selle tasakaalu, näiteks selle, teise tööna ja ma teen seda raamatupidamise asja, eks ju, paberimajandust on. Et see loob nagu tasakaalu selle kahe vahel samas. Palju sul mõte muutub, kui sa midagi teed? Töö tegemise ajal. Ikka muutub. Sa ühel hetkel avastad, et näiteks see kivi läheb hoopis teistmoodi, see sobib teistmoodi palju paremini. Siis sa muudadki ära, et ma ei jaga ennast. Ma lihtsalt teen neid asju. Ma arvan, et pigem disainerina sa nagu lahendad mingeid probleeme nagu, aga ma ei ole väga hea probleemide lahendaja. Ma arvan. Ma arvan, et sinna kuskile kahe vahele äkki, kui nagu tahaks jaotust, aga ma ei jaota ennast. Aga mis sa arvad, et kuidas kunst ja looming võivad muuta meie elusid? Et milleks meil seda vaja on? Et olla hinges puhtam võib-olla. Sest ma saan enda järgi nagu öelda, et kuidas on, et kui ma ikka käin ühel heal kunstinäitusel ära ja siis peale seda lähen kohvikusse ja mõtlen selle peale ja arutan selle üle oma sõbraga või sa tunned nagu ennast puhtamana, nagu hoopis puhtama inimesena nagu hingelt nagu. Mulle meeldib hästi ehte juures see mõte, et kui seda kingitakse nagu põlvest põlve edasi, et seda oleks võimalik teha. Minu arust on ehte juures oluline. Et ehte juures mingid jäävad emotsionaalsed väärtused. Jah. Et kui sa kingid selle edasi, sa tead, et see on sinu vanaema või vanatädi oma olnud, kes ta oli, mis ta tegi, mis ta mõtted olid, sa saad kõik selle loo saad nagu ehtega kaasa. Ehtekandja peab tundma selle ehtega ennast ühena. Et sa tunned ära, et see on sinu oma, et sa oledki selle ehtega nagu üks. See on oluline, et. Kas sul on endal palju ehteid, mis on sulle nagu väga olulised või lemmikehted? Mis on sinu lemmikehted? Mul ei ole üldse palju ehteid. Ma endale olen väga vähe ostnud. Minu jaoks on olulised need ehted, mis on mulle kallite inimeste poolt kingitud. Või need omavad mulle nagu tähtsust minu jaoks.
et üks lemmikehe on mul see siin tegelikult, mis on kingitud mulle ühe nõia poolt. Ohoh. ta on sõber, vaata, sõbernõid nagu nii-öelda. et jah, mulle lihtsalt meeldib see. Ma tunnen nagu ühena. Et ta on pannud sinna head mõtted sisse. Mis sa arvad, kas ehe on emotsionaalne, et ehted kannavad emotsioone ka kaasas? Ikka kannavad. Ikka kannavad, loomulikult. Et need mõtted, kui sa ehteid teed, sa paned need mõtted siis sinna sisse, et mis need mõtted, mis sa siis ehed tehes mõtlesid, lähevad sellele kandjale kaasa? No tegelikult räägitakse, et ju igal asjal on ju energia või see energiaväli nii-öelda. Mina usun, et see on. Et selle saab kaasa panna. Mina seda usun. Kui palju sinu jaoks nagu see inspiratsiooniallikana ja mõtete alguses on huumor omal kohal või? Huumor on väga tähtis. Nalja peab saama. Et see on nagu jah, see on elus juba väga tähtis ja hästi tore on, kui näeb ehetes ka selliseid vimkasid nagu sisse visatud. Väike võib-olla mingi must huumor või andekus. Millest sa oled hea? Mille tegemisest sa oled hea, ma arvan. Aga mis on sinu jaoks püha? Ausus on püha. Pead olema aus. Kas ehteid tehes, et see on võimalik enda vastu mitte aus olla? On ikka. On ikka ju. Kui sulle antakse konkreetselt nagu, konkreetne tellimus võib-olla või konkreetsed piirid, mis võib-olla ei ole sinu siis silmavaatega kooskõlas. Et siis sa pead, elus on ikka nii, et sa pead tegema vahel asju, mis sulle võib-olla ei meeldi teha. Aga tuleb ennast kokku võtta ja ära teha? Jaa, muidugi. Kõik asjad ei saagi meeldida. Teinekord võib-olla ongi just sihuke tugev stress on see, mis annab selle ehte tegemisele täiega hoo sisse. Vihaga, teed vihaga. Mulle lihtsalt meeldib teha ehteid. Mulle meeldivad need materjalid. Mulle meeldib see tunne, mis selle ehte tegemine annab. Et see rahulduse tunne. Jah. Ja kui tellija ka veel rahule jääb, siis see on nagu eriti tore. Ma arvan, et ma saan küll selle rahulduse, et ma olen sellega hakkama saanud ja selle ära teinud, selle näituse ja need asjad, mis ma olen planeerinud. Aga tuleb olla kriitiline. Ikkagi sa vaatad, kuidas järgmine kord paremini saaks. Tuleb olla kriitiline. Et sa suudad naerda iseenda üle, see on hästi oluline, et sa suudad seda teha. Siis sa suudad nendest jabadest paremini välja ka tulla. Siis sa ikkagi oled, sa ütlesid küll, et sa ei oska probleemi lahendada, aga tegelikult sa teed seda niimoodi nagu läbi huumori on kogu aeg probleemid lahendatud. Alati on väljapääs ju. Ükskõik, mis asi on, alati on väljapääs. Ja peab lihtsalt selle üles leidma.
mulle praegult meeldib õudselt see keskkond, kuhu ma olen sattunud. Mulle õudselt meeldib see. See on üks minu täitunud unistusi. Et elada maal, metsa ja mere vahel ja mul on oma koduateljee. Ma saan paljalt oma õues ringi käia ja hommikul minna trepi peale kohvi jooma. Istuda lihtsalt trepi peal ja juua kohvi. Need unistused on täitunud praegult siiamaale kolimisega. Ehtekunsti osas ma tahaksin ennast väga täiendada kivide teemal, et tahaks paremini istutada kive, tahaks rohkem selle tehnoloogiaga tööd teha, et see oleks parem. Ja jah, praegune suunitlus on nagu selle kivide peal, et teada saada rohkem ka kivide maailmast nagu. Et võib-olla sihuke gemoloogiline huvi rohkem. Õnn on see, kui sa oled rahul. Kui sa oled täna rahul. Elad olevikus, nautida hetke. Jah, nautida hetke, jah. Õnn on see, kui sa suudad nautida hetke. Luua endale olukord, et nautida oleks. Ükskõik, mis olukord see on. Ei ole mõtet rutata asjadest ette ja ei ole mõtet istuda pidevalt minevikus. Üleeile käisime seal Keskkonnainvesteeringute Keskuses, kus nad veeuuringuid tegid ja rääkisid nendest. Teate, eelmine aasta tehti ju see kast juba saab aru, et loom lihtsalt mängib. Aga igal juhul seal nad just rääkisid, et nad tegid selle 7000 veeproovi, mis nad võtsid igalt poolt, ja tehti nagu suvaliselt lampi kõigile